Kalev Ermits, Tallinna suusamaraton 23. on läbi. Maratoni dikteerisid täna siis laskesuusatajad ja koondised. Kuidas siis rajal läks? Rajal läks päris vaheldusrikkalt, et esimene ring oli päris jäised olud ja koondise kaaslane Raido Ränkel võttis kohe esimesed 15 kilomeetrit nii innukalt ette, et oli päris ebameeldiv ja valus meil kõigil, ma arvan, seal, et õnneks esimese ringi lõpus ja teise ringi alguses natuke lasti hoob maha ja sealt suutsime kõik ära taastada ja jäi lõpus selliseks rohkem nagu passimise peale. Tundub, et ta tegi endale liiga, kuna esimesena ta üle finišijoone ei tulnud. Kas nüüd just liiga, jah, aga võib-olla jah, minul oli parem valik lõpus. Ega need Eesti meie maratoonaritele täna väga šanssi jäänud, et ega nad tegesportlased ju ei ole. Vahe oli päris suur, et kus maal siis selja taha nad jätsid? No Raido võttis kohe joonelt siukse mineku ette, et ma võtaksin mütsi maha, kui keegi mitte tegesportlane oleks seal üldse jõudnud kaasa tulla, et see oli ikka esimesed 2 kilomeetrit oli päris ebameeldiv ikka. Et kohe tekkis vahe sisse. Plusskraadid on meil Eestisse jõudnud ja talv hakkab vaikselt jõuga ära kaduma, et kuidas tegelikult see plusskraad ja rajaolu täna oli? Rada oli väga hea, et selles suhtes Lõuna-Eestist ma tulin, olen tähele pannud, et viimase 3 päevaga on metsikult lumeolud kahanenud, et siin Kesk-Eestis vahepeal ei tundnud maantee ääres absoluutselt lund, et siin õnneks oli suurepärased olud, et mulle tundus, et ka hea oli see, et rajamasin ei olnud täna peal käinud, et ta oligi just esimene ring oli üsna jäine ja tänu sellele ta nagu püsis ka väga ilusti ära. Kuidas edasised plaanid teil on, et kas olete Eestis veel või lähete varsti ära? Järgmine nädal on meil Haanja maraton, et ma tean, et klassikatehnika ei ole teil just see number 1 ala, aga kuidas plaanid on? Natuke on hetkel lahtine, et vaatame päev korraga.